Tere hommikust, kaunid sõbrad. Täna on, mul ei ole õrna aimugi, täna on kolmapäev. Täna on kolmapäev ja tänased plaanid näed välja siukseid asju, et ma lähen täna poststuudiosse ja mul on siuke tunne, ma veedan seal terve oma päeva. Sest mul on täna seal Headspa, kes ei tea, mis asi on Headspa, siis ma ei ole ka käinud, nii et ma ei oska veel midagi öelda, aga see on põhimõtteliselt see koht, kus su pead masseeritakse ja muditakse ja tehakse igasuguseid mõnusaid asju. Nii et ma lähen käin Headspa's ära. Siis peale seda on mul juuksuriaeg Kellu juures ja Kellu, kuna ma käisin üks päev just pikenduste hoolduses, siis ega tema ei ole juuksur per se, nii et Kellu värvib mu juukseid natuke, lõikab need natuke rohkem järku. Ja siis peale seda on mul näohooldus ka poststuudios, nii et mul, nagu ma ütlen, näoga otseselt mingid suuri probleeme ei ole, aga mul tekivad need, ma ei tea, mis selle kohta öeldakse, teate siuksed nagu kõvad, valged täpikesed. Ma ei mäleta, või seal nendel on mingi nimiga, miilumbe, ma ei tea. Ja neid saab ainult niimoodi ära, et sa basically teed selle nõelaga katki ja võtad selle kõva asja sealt välja ja ma ei viitsi sellega tegeleda, kuigi teoreetiliselt ilmselt saaks, aga ei viitsi. Ja enne reisi ma arvan, et oleks ju tore natukene näohooldust ka saada. Või olgem ausad, ma käin nii harva kuskil mingi näohoolduses või asjas. Ma tean, et osad käivad mingi iga kuu ja värki, aga mul on alati olnud nagu selline tunne, et kui sul on mingi probleem, et siis sa pead käima. Mul otseselt ei ole. Aga Kellu ütles, et neil homme vabanes aeg, või mis Kellu Kerli ütles. Ja siis ma ütlesin, tead, kui ma juba seal olen, las annab siis tuld. Tegelikult ega vanus on ka inimesel siin nüüd seal maal, et täiesti erinevad värvi. Et võiks natukene võib-olla enda eest hoolitseda. Aga eks näis, mis saab. Tegelikult tahtsin midagi tarka öelda. Just mitte. Mina jälle Märtenit ruunamas tahan, et mulle pildi seina paneb. Jah, see sobib mulle ideaalselt. See sobib nii ilusti sinna. Perfect, perfect, perfect. I love it. Me paneme Von Vika küünleid. See tahab natuke üle ajada, ma tean juba. Oi. Õnneks me panime paberi jälle. Reaalselt vaadake, kui ilusad küünlad need on. I love it. Mega ilusad, jah. Super. Nii, nüüd on käes neljapäev, me oleme jälle stuudios. Mis tähendab seda, et tuleb stuudio lahti pakkida. Ja seda teeb see, kes kõige esimesena jõuab ja see olin täna unfortunately me. Aga pole lugu. Me peame lihtsalt praegu ette salvestama, sellepärast, et me lähme reisile kohe. Nii. Ainult parim teine. Nii, aga täna on, mis päev täna on? Shoppamisaeg. Täna on süge päev, kust ma elan. Neljapäev on täna. Ja Maril on vaja Kekas uusi jalanõusid. Mis Lendel vaja on? Kindad ja minisoost midagi. Nii, ja mis Martal vaja on? Mul on vaja kändipapis midagi minisoost ja mul on vaja kindaid ja sabaid. Okei, ja ühesõnaga me lähme siis Prismasse. Ja siis minisoos kändipapis. Mari outfiti näidata. Noh, Mari, show yourself. Sulle sobib nii hästi see. Aga me peame siis mõlemad seda kandma, sest mulle meeldib see ka. Sharing is caring. Issand. Vaadake, kui nunnud kindad 9 euro ainult. No. Me tegime neid sarnaseid kindeid. Tegid ise või? No mitte täpselt siuksed, aga... Udusite? No kui kellegi vaba aja jalanõusid vaja on, siis 10 euroga saab selliseid. What?
väga nunnud. Kuule. What? Palun vaadake, kui ägedad jalanõud. 20 € alla hinnatud. Tunduvad mega soojad. Appi. I love it. Kas need on lastele või? 38 ei ole lastele. Okei, mis toimub? Miks siin Vangsid on 19 €? What is happening? Kas siin on minu suurust? Palun öelge, et on, sest et I want them. Siin on triikimis laud 69 €. Ma netist vaatasin, olid mingi üle 100. Internet valetab. Just. Appi, kui ilusad muumi asjad. Appi, lõpetage ära. Appi, siuke kandika. Mulle meeldivad kõik roosad asjad, ma ei saa sinna midagi teha. Issand, siin on mingid allaindilised käimas. Ullala. Ja äkki ma leian triikrauased. 30% alla hinnatud. 35 € ainult. Mari jalanumber on nii suureks läinud, et hoia ja keela. Amma pikur. Marta otsis lihtsalt arbuusi ka. Healthy is healthy. Like you said, my belly is so big. I want to be skinny. I want to be skinny. Okei. Kes kurtis, et Pirni limonaadi ei ole, siis Rocca al Mare Pismos on. See horrid on ju, seda proovisin natukest. Seda ma pole veel proovinud ja seda ka kiideti, nii proovime seekord seda. Vaata, ma sain endale Vansi jalanõud. 64,95 on allkind. 19 €. Ongi nii, see on tõesti mega. Mul oli vaja valgeid. Tuli hea meik või? Ma arvan. Minu meelest väga hästi. Muidu, me saime just elektriarve, mul on vaja, aitäh, mul on vaja, et sa arvaksid, kui palju see oli. 750. Ei. Rohkem veel või? Jah. Päriselt või? Mina vaatasin seda meili niimoodi. 1200. Ei. Veel rohkem või? Aga siis on siin mingi error, mis siin toimub? Palju oli arve? 1600 või 1700. Päriselt või? Mu elu kõige suurem arve varem on olnud 8 sotti. Ma olen šokk, ma näitan sulle kohe. Seda selga ei toeta, et täitsa lebosse ei lähe, vaata, jätta natuke siia ette poole, vaata Mari juba istub nii ilusti, tule ka Marta, sina tõesti siia lähedale ennast. Võtab appi. Vaadake emme poole. Lendu, vaata mind. Vaata emme poole. Nii, ja nüüd naeratate, väga hea, nüüd vaatate kõik emme. Ja nüüd naeratate hambad, Marta hambad jäid koju või? Kus sul jäid hambad ülakorrusele või? Väga ilusad, super. Hammastab. Kes armastab? Kes armastab? Nii, kes armastab? Ja nüüd vaatate kaamerasse. Mina. Nii väga. Naudi. Ja vaata mu ema armastus. Ja nüüd vaatate Ma kaamerasse. naudin seda sellepärast. Just, täpselt, ja õig natuke. Jumal tänatud, et jää ju siis ka anda. Mine siis oma seiklusele. Valju läheb, vaadake, kuhu kohta ta kaltsub ka bussiga sõitma. Me oleme esimese asjana Kohilas MTÜ Punane Päike. Siin on äärmiselt palju asju, aga siin on ka äärmiselt palju inimesi. Arvestades, et meid oli juba mingi 30. Siin ei ole väga ruumi liikuda. Bussis tehakse väikest hauli, kõik näitavad, mis nad saanud on. Me just magasime hauli hetke maha muidugi. Aga saadi vaipa ja bluusi ja lastele igast kraami. Aga ma arvan, et läheb. Mis see maksis? 3 €. Priiskamine, jah. Me oleme jõudnud mingisugusesse väga suurde lattu, kus kõik asjad on tasuta. Vaata, need on sellised kohad, kus sul on ikka kõvasti aega vaja. Ja kui kedagi huvitab, kus siuke suur tasuta asjade koht on, siis see on laupäeviti 10-12 lahti ja see on juurukaupluse kõrval. Ma ütlen, siin on nii palju inimesi ja nii palju asju, et ma ei jaksanud vaadata rohkem, aga ma võtsin Miilale siukse talvejope.
okei, kui ma arvasin, et eelmine koht on suur, siis see on veel suurem. Ja siin on soe, mõnus, aga issand, kui palju aega siin vist jälle vaja läheks. Mul ei ole õrna aimugi, kas see on siin nagu mingi igapäevane asi või toimub see mõnikord harva või ma ei kujuta ette. Aga mida ma saan öelda, oli see, et kõik need hunnikud tunduvad kaootilised, aga tegelikult need on suuruste järgi ära kategoriseeritud. Ja noh, esemete järgi enam-vähem. Siin on ka sellised oma inimesed ise müüvad oma asju. Siin on väike kohvik, pillerkaar. Ja ma just kirjutasin Märtenile, et huvitav, kas ma peaksin võtma meile koju selle lõhekamaka. Ja ta arvas, et peaksime. Saate aru, ma olen praegu nii õnnelik. Ma ei tea, kas te näete, aga ma sain traksipüksid. Tähendab, ma ise ei leidnud neid, aga ma ütlesin bussi peale, et keegi leiab traksipükse, teksa traksipükse, siis ma tahan ja ma sain sinised lavit. Olsu ma ostsin selle lõhe ära ja kõik haiseb nagu lõhe, aga it's fine. Whatever. Ma olen õue. Oi, ma ütlen, see kaltsukatripp on ikka pikk seiklus. Kui te küsite, mis see endast kujutab, siis tegelikult mina leidsin selle üldse Instagramist. Üks naine, keda ma jälgin, tema ütles ühel hetkel, et ta teeb sükse tripi, kus sõidetakse Tallinnast Pärnusse ja külastatakse vahepeal kõiki sükseid kaltsukaid, väiksemaid. Ja ma mõtlesin, et miks ka mitte. Ja siiani olen väga rahul olnud, kui ere on. Siuke koht. Mis linn see on, mis asula see on, seda ma ei tea. Mis asula see on, kus me oleme? Ares. Me oleme Ares, näed. Ja siis siin on siuke, siin on riided. Siis lähed siit edasi. Oi, surnuks kukkunud, siis siin on mööbel, nagu sa näed väga palju. Ja siis siin pool on ka midagi mööblilaadne toode. Nii et see on mega. Ja kui keegi soovib koju kummitust, siis on ka selle jaoks siin nii mõnigi variant. Sain süüa lõpuks. Oh my god, ära et. Naised on 1,5 tundi lihtsalt õginud, nad isegi ei ole rääkinud oma vahel. Ja nüüd tuli veel uus toit telliti. Väike tapas. Aga mida meil rääkida on? Väike toples. Mis me tõesti, me näeme tühi. Nüüd hakkame kaaveri. Kaaveri, oi, elektriarve teid suured, aga ega see tükki küljest ei võtta. Aga nime on selles, tuled on kustus ja elektriarvet ei maksa lihtsalt ära. Õige. Tulime Yolo Squashi, täna on pühapäev, sellepärast, et hakkab finaal, siin on üks finalist ja tema hakkab mängima minu venna vastu, nii et eelmine aasta ka mul Valter jäi teiseks, vend on mul siin. Et Eesti meistrivõistlused finaal hakkab kell 4 ja ma tulin loomulikult kaasa elama. Eelmine aasta ta kaotas, eks me vaatame, kas see aasta läheb, sellepärast, et see vastane on kõva ja ma ei tea, mingi 7-kordne Eesti meister vähem on. Meile hakkab peale finaalimäng. Täna on esmaspäev, vaadake, nunnu seikleja mul siin ja meie lähme otsapidi Taisse. Me lähme Taimaale. Ma räägin teile naljaka loo. Ma paar päeva tagasi rääkisin ühe koostööpartneriga ühest mingist värgist, mis ma tegema pidin talle. Ja pakkus mingid kuupäevi, millal ma võiks teha ja siis ma kirjutasin talle, et kuule, et ma nagu 9-23 ei saa, et siis ma olen täis. See oli autokorrekt, ma tahtsin öelda täis. Ja ma ei pannud tähele. Ta oli mingi, et tuleb siis suuremat sorti pidu. Ma mõtlesin, et ta räägib ikka veel sellest, et me läheme Taisse. Ma olin mingi, no ma ei tea, kas just igapäeva pidu. Ja siis vaatan, mine perse. Ma olen öelnud, et ma olid 2 nädalat järjest täis. Ma saan tööd teha, sorry. Olukord on nüüd selline, et kell on mingi 6 hommikul ja meie andsime oma kohvrid kuskile hoidu ja lähme natukene Bangkoki avastama, sest et meil on nii palju fucking aega selle järgmise siselennuni, mis viib meid siis õigele saarele. Ja ma ei tea, me panime suht uupi, aga kuhugi me ikka jõuame. See, et me pandi kõiki see seisma nüüd lihtsalt, kuni sooritatakse mingi security check
ja mis see siis annab meile, mis sa uurisid välja? No põhimõtteliselt ongi, et see inimene, kes siin seisab, vaatab, kas vagun on tühi, siis jääb koristaja, käib need kõik läbi, pühib mingi sodi kokku, vaatab, et seal poleks midagi ohtlikku ja siis võib külalised turvaliselt siseneda. Nii. Väga meenutab mulle, nii palju kui ma mäletan seda, kus ma olen käinud. Malaisias. Malaisias. See lõhn natukene, Malaisia oli kuumem, tunduvalt kuumem, aga meil on alles kell 7 hommikul ka. Ja, aga ümberringi on veel tegelikult ainult pilvelõhkujad praeguseks juba. Et kui te tahate näha, siis see linnapilt on ikkagi selline, et see on kõrged majad tegelikult ümberringi. Nii, TikTok veid siia nüüd tõi. I will take the crispy pork and the steam bun. Steam bun, today have short pork and custard only. Okay, chopped pork. Okay. And shumai with crab. Okay. Soola tahaks küll. Sina või? White pepper. Me oleme kuskil Chinatownis ja siin on lihtsalt selline uhke tempel. Nüüd otsapidi siis päris Chinatownis turul, jah. Aga ma ütlen küll, et Mall ütles ka, et see liiklus on siin nii rets, et siin peab meeletult jälgima kogu aeg ja need hääled ja kõik asjad hakkavad niimoodi pähe käima, et väga huvitav kogemus iseenesest. Väga äge. Pooltest asjadest ei saa aru, mis need on, aga... Ta tegi neid mune, vaata mida mina ka teen. Ongi nii või? Hello. Peaks äkki proovima siin, kuidas see maitseb. Proovime, jah. How much is it? Just one? 20 baht, okei. Kotti on. Ja. Vaata, kas on 20, ja anna talle 20 siis. 25 ütles ju. Ei, 20. 20 or 25? 20 baht, 30 baht. 20 baht, jah. 30 baht. 30. See on... Ja see on ka huvitav, et nad pakendavadki lihtsalt niimoodi kilekottide sisse ja... Thank you. Okay, this one. Thank you. Thank you. Ja see on need munad, mida ma ka teen. Ma ei tea, kas me kunagi jõuame tagasi meie villasse, sest et takso otseselt sinna ei tule, sest see on liiga mäe otsas, nii me kõndisime hästi palju alla, saime poodi. Ja nüüd mõtlesin, et võtame siit mingit sööki kaasa. Me ei tea oma villa aadressi tagasi, aga vähemalt meil on vilju ja me üllatame sõpru ka toiduga. Nii et siit tagasi. Tal on lihtsalt... Jaa, et siis me ei saa ise... Nendega sa võid kummuliga panna, siis sinna kriipsina palju peal. Jah. Saab viimasesse parkida. Algab meie seiklus. Lõpuks lähme inimeste sekka. Meie oleme loomad. Nii. Nii. Mu jalaauk on. Lükka lahti endale. Teisel pool on. Mu sabakont. On valus, jah? Kuidas sul on saba? Saba on natuke parem kui